Minu nimi on Signe ja pärit olen ma Põlvast ja täna ma tutvustan teile meie fruktodisaini võtteid meie Tupperware toodetega. Lauale olen ma kogunud sellise mõnusa lõikurite pargi koos juurviljakoorijatega. Juurviljakoorijad võiksid olla igas Eestimaa peres ja mitte ainult Eestimaa peres, üleüldse maailmas võiksid kasutada peres juurviljakoorijat ja universaalkoorijat. Meie pere kasutab juurviljakoorijat. Ja vaatame siis, kuidas meie koorijad toimivad. Koorijal on olemas tera ja siis selline plastmass alus. Ja kui sinu koorija tera hakkab siit läbi välja tulema, siis pane ta sügavkülma ja see koorija tõmbab ilusti jälle kokku tagasi. Koorijal on olemas selline nupukene ja selle abil saad sa eemaldada kartulisilmad, ehk siis kartulisilma eemaldaja. Ja teeme siis näitlikult. Minul on käes siis vertikaalne koorija ja ma tõmban enda poole koored. Kellele kuidas meeldib. Aga meil on selline huvitav põnev toode nagu Chop Collector. Miks ma koorin siia? Koorin nad otse meie Chop Collectorisse. Nii on sul mugavam ja sa ei pea enam topelt koristama. Universaalkoorijaga viid endast eemale. Kartulil on olemas silmad ja need sa saad eemaldada ilusti. Kurgid. Siin küll ei ole piklik kurk, aga väga hea on kasutada maitsevetünni. Suvi tuleb ja tõmbame pikkade selliste koortega otse siia maitsevetünni. Siin juba eelnevalt on näidatud, kuidas siin tünnis on kurgiviilud. Porgandiga täpselt samamoodi. Ma kasutan universaalkoorijat ja lükkan koored endast eemale. Sellega saab hakkama iga väikegi laps. Porgand maitsevee sees annab sinu maitseveele hoopis teise meki, et lisame ka porgandiviilud maitsevee sisse. Ja sinu suvine jook või peolauale on valmis. Vertikaalkoorijaga on teha väga mõnus tomatiroosi. Alustad siit keskelt koorimist. Sellega on väga hea kaunistada kõik oma salatid, võileivatordid, vaagnad. Ja kui sa tomatid valid poes, siis võtad hästi tugeva sisuga, siis on sul hõlpsam teda käes hoida. Ja hakkad keerutama selliseks rulliks, võid asetada siia laua peale ja ümber selle keerutada. Ja on sul valmis mõnus, ilus roosikene. Pane see oma salatile garneeringuks. Juurviljakoorijad võib olla kodus erinevaid, sest mine sa tea, millisel puhul on sul neid tarvis. Lähme edasi. Meie Speedy Mando on hästi kompaktne, väike,
mis koosneb siis 3 osast: alus, sõrmekaitse ja konteiner, millesse lähevad siis sinu juurikad. All on siis nupukesed, mis ei lase libiseda lauapinnal. Ja teeme siis küüslauguga. Panen küüslaugu küüned siia sisse. Ja kergete liigutustega on küüslauk tehtud ime-peenikesteks. Saad kasutada oma salatitele, kastmetele ja samuti panna hommiku võileiva peale, et tervislik võileib siis kosutaks. Speedimandoga on võimalik teha siis väga erinevaid juurikaid. Mul on siin laua peal kurki, porgandi, Hiina kapsast, et võtame siis kurgi ja teeme siis kurgiga sellise Fructodisain roosikese. Tugevate liigutustega. Saad sellised hästi imeõhukesed, viilukesed. Laon nad siia oma üksteise peale. Ja võtame ka redise. Kevad tuleb, väga ilusad redised on meil põllu peal ootamas ja mida suurem redis Speedimandosse mahub, seda ilusam tuleb sinu Fructodisain roosike. Tugevalt tagasi siia. Kui sa vajutad siia õrnemalt, siis ta tuleb hästi selline pitsiline ja ei jäta efektset sellist, jääb liiga pitsiline. Nii, paneme siia. Kui sul on üksteise ette laotud kurgid või siis keedetud porgandiviilud, rediseviilud, siis sa saad sellest valmistada väga ilusad roosid oma võileivatordi peale näiteks või salatile garneeringuks. Keerad, hoiad näpuga kinni. Ja sellised mõnusad ilusad roosikesed. Asetad oma siis võileivatordile kreemi sisse. Ja teeme siis kurgiga täpselt seda sama. Speedimandoga on väga hea ja hästi lihtne kiiret lõigata hästi õhukesi, viilukesi. Ja selliselt siis kaunistad siis kõik oma peolaua ja annab sulle teistsuguse mulje. Speedimandot kindlasti, kui sa paned ta kappi. Praegu on ta avatud asedis, et ta käib ringi. Kui sa natukene pöörad konteinerit, läheb ta klõpsti kinni ja on suletud. Ehk siis turvalisuse mõttes hoia kapis teda suletud asedis. Meie suurem, keskmine Mando Junior on 3 lõikuri astmega, ehk siis siin taga on olemas sang ja sangast liigutades on 3 astet. Siin all on olemas kummijalad, mis samuti ei liiguks ringi laua peal ja oleks turvaliselt hoitud. Ja Speedimandol on olemas näpukaitse. Selle ülestõstmisel tulevad siia välja siis sellised metallised nagad, mille otsa sa paigaldad oma juurvilja. No teeme õunaga. Õunapirukat väga hea teha, on vaja hästi õhukesi, viilukesi. Valime siit astme. Vaatame, teeme sellised keskmise teise suurusega. Ja imeõhukesed ja hästi kerge vaevaga on valmis sinu
õunaviilukesed. Ja samuti siin on pirn, kuna pirn on piklik, siis miks mitte paned ta pikali, ma võtan seda ära. Paned pikali ja paned siis näpukaitsme siia peale ja viilutad piklikud. Ja saad oma koogivormi sisse laduda ilusad, mõnusad, pikad pirniribad sellised. Paprikas. Kui palju teist sööb paprikat? Paprikas on tegelikult kevadel väga mõnus, värske ja hästi krõmps, et salatite sisse, et kas sa viilutad siis ta suuresti või väiksed tükid. Nii, kuna ta on natukene siit seest on see kest ära lõigatud, siis hakkas niimoodi laperdama. Ja saad oma salati sisse siis ka paprika lõigata. Minu lemmik on mandoštev, millel on hästi palju võimalusi. Ta on hästi kompaktselt kokku pakitud ja koosneb siis näpukaitsest, mis samuti tuleb lahti avaneb, saad oma juurikad siia otsa panna. Kasutajale on mõnus juhend kaasas, et saad teha nii lainelisi kui sirgelõikelisi, siis juurvilju ja köögivilju lõigata. Mandoštefi all on lisariib, mis on sakiline ja mandoštefi sees on olemas siis sirgelõikeline tera. All on kummijalad, et sul mitte kusagile ta ei liiguks. Pane ta lõikelaua peale koos jalaga või aseta siis poti kohale ja sa saad otse potti siis oma juurviljad lõigata. 2 nupukest on olemas. Ühes saad reguleerida juurika siis paksusastet, see on 0 kuni 9 ja teine nupuke on mõeldud siis ribastamiseks. Ja kohe vaatame siis, kuidas me siis ribastame ja teeme viilukesi. Kõigepealt meil kappi alati paneme selle riivi kinni, et sa vaataksid, et sinu nupud oleksid 0 ja suletud. Et ohutuse mõttes ei läheks keegi haarama ja kätt ei vigastaks. Keerame siit siis, paneme kõige väiksema astme peale ja nagu eestlane ikka armastab kartult süüa, võtame siit kartuli ja teeme siis ahjus vormirooga on vaja teha ja viilutame sinna õhukesed viilud siis kartulit. Poolikuks ära, on parem näidata seda lõikepinda ja lihtsate liigutustega saad sa sellised ime õhukesed kartuliviilukesed. Kui meil on vaja teha pannikartult, siis keerame number 9 peale. Ja näitan siis, kui õhukesed ja kui paksud on. Et saad ise valida, millise vormiroa jaoks või panni jaoks sa soovid, kui paksu siis teha siis oma juurvilja.
Siin on tomat. No tomat on selline pehme juurvili, mida teinekord on ka kehva lõigata, aga vaatame, kuidas siis Mando saab hakkama. Paneme ta keskmise astme peale. Ja suurepäraselt. Nii, võtame selle siis tomati siit ära. Ja Mando šefiga siin on olemas ka suvikõrvits. Suvikõrvitsad, kui sa paned oma vormiroa sisse, võid sa jätta täiesti tapiklikult sinna panna. Võid ka niimoodi käe vahelt, et sa lased siit sellised rattakeste kujulised. Või sa paned selle pikandi. Praegu siit. Ja lased sellised pikad ribad. Hästi mõnus. Üks nipp selline, et sa keerad need suvikõrvitsad rulli, kellel on silikon vormid või alused. Siin on üks silikon alus. Paned siia silikon aluse sisse, lased siia sisse muna, peekoni, paned maitseained, maitsetaimed ja selle kokteil tomati ja sa saad mõnusad hommikused munamuffinid. Bataat, kellele maitseb bataat, siis bataadifriikad, minu lemmikud, mulle väga maitsevad need, et kuidas siis teha Mando šefiga friikaid. Selleks on vaja keerata number 9 peale ja siin teisest nupust, kui ma keeran, siis tulevad välja sellised lõiketerad. On siin olemas väiksemad ja suuremad ja bataadifriikad teeme siis sellised piklikud. Ja mõnusad bataadifriikad sulle. Hiina kapsast on samuti võimalik siin ilusti lõigata. Siin on küll üks tükikene, aga proovime, kuidas Hiina kapsas siis lõiketerad on mul selle suuremate vahedega siin. Ja mõnusad supi jaoks on siis Hiina kapsad või siis tavaline kapsas, kuidas sa soovid. Eile, kui ma tegin omal kodus erinevatest juurviljadest lõikasin ära ja panin nad kõik koos potti ja sellest tuli mega hea selline juurviljasupp. Ma poleks kunagi seda teinud, aga seal oli kõiki erinevaid juurikaid oli sees. Isegi laps kiitis, et emme, see oli väga mõnus. Paberi sees on olemas mul punapeet. Punapeedist me teeme sõrestikud. Ehk siis, kuidas teha sõrestikku? Ja näpub ettevaatlikult, kui sa võtad siit tükikesi. Vaatan korraks siit oma spikri pealt. Me paneme selle number 9 peale ja võtame suurema siis vahedega lõikuri. Paneme punapeedi keskele, tõmban üles, keeran ja alla. Panen keskele, tõmban üles, keeran ja alla. Ja sul on vahvad sellised kuubikud. Keeran terad sisse, et natukene puhastada pinda.
et kunagi ära jäta seda tera siia välja. Ja kartul. Ma lubasin sõrestikku teha, aga õnnestusid praegu kuubikud, et proovime siis sõrestikku teha. Aga sõrestiku jaoks vajame me teistsugust riivi. Me tõmbame selle siit välja ja paneme siia lainelise. Keeran number 3 peale. No teeme siis peenemalt, panen siis number 2 peale. Võtame kartuli. Paneme kindlasti näpukaitse peale. Tõmbame ühe korra, tagasi, keerad. Ühe korra, tagasi, keerad. Ja teedki niimoodi vaheldumisi. No. Ja õnnestuvad sellised mõnusad kartulikahvlikesed. Samuti võid sa teha seda punapeediga. Võtad need punapeedi ja kartulid, paned ahju, lased oliivõli sinna peale ja teed mõnusad kartulitšipsid. Siin kõrval on olemas ka, kus hoiustada oma juurikaid. Meie kartulikast, mis mahutab sisse siis 5 kilo kartult ja kui sa sooviksid rohkem siia, siis sa paned ta püsti asendisse kappi. Sibulakast, mis mahutab kuskil 3-4 kilo, oleneb siis sibula suurusest ja võib hoiustada kapis jälle püsti asendis, kui soovid sinna panna neid rohkem sisse. Ja Job Collectorist ma ka juba rääkisin, mainisin, et iga perenaisel oleks hea hoida sahtli vahel, kui sa teed sahtli lahti, siis sa paned ta sahtli vahele ja väga hea on sinna otse selle prügikasti siis panna siis kõik juurikad. Ja üks tähelepanek veel. Ma arvan, et sinu esitleja on rääkinud meie Tupperware kilekottidest. Tupperware kilekotid on tehtud taaskasutusena. Ehk siis kõik, mis on praaktooted, on ümber tehtud ja nendest on tehtud siis kilekotid. Et võid sa julgesti oma majapidamises kasutada ja siia oma juurikaid sisse panna ja hoiustada sedasi. Kuidas sa arvad? Hakkame siis fruktodisaini tegema, tervislikult toituma, vaatame üle oma söögilaua, sest kevad tuleb ja mis saab selle vastu olla, kui meie toidulaud on hästi värvikirev, rõõmus, laske oma fantaasiat valla ja mina tervitan siitpoolt.